Delta X toimub juba 3. korda Delta keskuses ning esmakordselt toimub see just nii-öelda laivis, et tegelikult pealtvaatajad saavad ka meiega liituda. Ma olen kutsunud siia Mervi ning Mareti, kes vastutavad ärimudelite võistluse eest ning sel korral me siis natukene räägime lähemalt, mis on siis ärimudelite võistlus, mis seal täpselt toimub ning annaksingi tegelikult kohe sõnajärje üle Mervile. Tere, mina olen siis Mervi Raudsaar ja olen ettevõtlusõppetooli juhataja. Delta X-iga olen ma seotud olnud juba 3. aastat, see tähendab, et algusest peale. Ja minu selline südamelähedasem teema on just nimelt sotsiaalsed innovatsioonid. Ärimudelite osa ma jätaksin oma heale kolleegile Maretile, et tema räägib sellest. Aga sotsiaalsetele innovatsioonidele siis on oodatud kõik maailma parandamise ideed. Et need maailma parandamise ideed võivad olla kogukondlikud, võivad olla sotsiaalsest ettevõtlusest, haridusest, kultuurist, keskkonnahoiust. Et põhieesmärk on, et muuta midagi ühiskonnas paremaks ja et see ettevõtmine omaks mingisugust sellist suuremat mõju. Et kui ma ütlen suurem mõju, et see ei tähenda seda, et tõesti, et terve maailm peab kohe muutuma. Aga võib alustada ju oma kogukonnast, et hästi palju on võimalik oma sõpradega ära teha, oma kodukohas, oma kodulinnas või siis maakonnas ja terves Eestis. Et mõelge suuremalt, aga ärge kartke ka selliste väikeste ideedega tulla. Et tihti ongi nii, et mõeldakse algul sellisest väga, väga väikesest muutusest, aga sellest kasvab selline suur ja vägev sündmus. Ning Maret, mis sina lisaksid enda võistlusvaldkonna kohta? Tere, mina olen Maret Ahonen, olen Tartu Ülikooli Startup Labi juht ja Delta X-iga seotud samuti algusest peale siis nüüd 3. aastat. Ja startup ideede siis kategooriasse on oodatud kõik ideed, kes või tiimid, kes siis arvavad, et nende idee kuulub startup valdkonda. Kuigi, kui piir on õhuke, et ega täpselt ei tea, et kas mu idee on selline maailma muutev sotsiaalne innovatsioon või on see, mis see startup idee on, et kui täpselt ei tea, siis registreerimisel võib kirjutadagi nii, et ma täpselt ei tea. Ja küllap siis žürii liikmed, need, kes eelvooru siis teie videoesitlused läbi vaatavad, need juba aru saavad, et kumba kategoorias see idee täpsemalt läheb. Siis startup ideed tegelikult võiksid olla sellised, mis on testitud, valideeritud, esmane testimine, valideerimine on tehtud ja valmis on ärimudel ja seal võiks olla ka siis sees selline skaleerimise võimekus, et see idee võiks suureks ja laiaks kasvada. Ja ideid võib esitada, nad ei ole päris ideed, me ootame pigem sellised natuke juba läbitöötatud ideid, kus on testimine või validatsioon toimunud oma siis potentsiaalsete turu või klientide hulgas. Ma tahtsin veel lisada siia, et ideid või neid esitada videopitše siis eelvooru nii inglise kui eesti keeles, sest mõlemad on teretulnud, et kummas ennast paremini tunned. Aga kui sa peaksid, kui sinu tiim osutub valituks ja sa pääsedki Delta X-ile võistlema ja sealt edasi võid sa saada auhinnaks võimaluse võistelda Startup Dail, mis toimub juba märtsikuus, et seal siis küll peaks see esitlus toimuma inglise keeles. Ja tegelikult ma tahtsingi just jõuda jutujärjega sinnamaani, et kes veel ei tea, et me oleme sotsiaalmeedias enda kodulehtedel igal pool teavitanud, et kuni 8. detsembrini on võimalik kõikidel huvilistel liituda ja esitada oma ideed. Et tegelikult on meil kodulehel olemas kogu informatsioon ning ühesõnaga räägiks natukene ka võistlusest ja võistluse ajaloost. Et Delta X on varasemalt 2 aastat toimunud. Ja mis te oskate öelda varasemate ideede kohta? Mida näiteks on esitletud? Kas teil tuleb meelde? Või näiteks Maret, mis sina oskad öelda praegu, et mis teil on aktiivselt sügissemestril praegu teemaks olnud? Kuna mina olen Startup Labi juht ja ka starterprogrammi ärideede, siis arenduse starterprogrammi ellu viia, siis meil on tänavuses selles hooajal 21 tiimi ja väga mitmed pooled nende hulgast on tarkvarapõhised lahendused,
ja teine pool on siis selliseid, on erinevaid, on ka lapse hoidmise teenus näiteks, et kõik on oodatud, kõik on teretulnud. Võib-olla, et mida tasuks vaadata, kui sa siis oma nüüd videopitchi esitad, siis videolifti kõne, kui sa esitad selle eelvooru, siis tasuks jälgida, et mida siis žürii liikmed vaatavad, ka lõpus siis Delta X-i võistluse žürii vaatab kindlasti seda, et kas see probleem, mida te oma tiimiga lahendate, kas see on tegelikult ka olemas, kas seal on suurem, kas probleem on valus, ütleme nii. Siis nad kindlasti vaatavad seda, et kas sinu lahendus on ainulaadne, eripärane, seda sa peaksid teadma, et mille poolest sinu lahendus on erinev ja probleemi ära lahendab või siis leevendab seda probleemi. Siis, kas sul on olemas selline toote või tooteteenuse turuvaheline kooskõla, et kas sul on ikka turgu, kas sul on kasutajaid, et sa peaksid olema seda valideerinud ja milline on sinu siis prototüüp, et kui võimalik, siis esitle ka seda oma videoesitluses. Ja loomulikult pannakse tähele ka sinu esitlusoskusi, nii et alati tasub lihvida esitlusoskusi. Mervi, kas sul oleks midagi lisada? Jaa, et ma samal ajal, kui Maret siin rääkis, mõtlesin nende ideede peale, et mida on esitletud eelmistel kordadel. Ja eelmine aasta võitis väga lahe tiim, kes tahtis luua pagarikoda kui rehabilitatsiooni osa ühele sihtrühmale. Ja mis on minu meelest väga äge, on see, et see ongi reaalne idee ja nad viivadki seda täiesti ellu. Ja siit võistluselt said nad tagasisidet, said kontakte ja ma usun, et see oli nende jaoks selline väga väärtuslik kogemus. Ja teine päris lahe idee oli see, et kuidas teha sellist äppi või platvormi lastele, kes ei suuda kirjutada või ei oska kirjutada, kellel on siin meditsiiniline probleem, et nad ei suudagi kirjutada, et kuidas siis neid aidata läbi tehnoloogiliste vahendite ennast väljendama ja see kasvas nagu suuremaks, et kuidas saada siis sõpruskonda luua, kuidas võrgustikku luua ja seda siis üle Eesti. Et sellised ideed on olnud, aga ma tulen praegu just sotsiaalse ettevõtluse kursusest, kus olid meil viimased kaitsmised ja ma ütlen, et selle aasta tudengid julgevad väga julgelt mõelda ja väga lahedalt mõelda. Et siin on meil teemaks olnud narkootikumide testimine, mida võiks saada kohe kuskilt apteegis teha ja ka oma lemmik ettevõtete toetamise platvorm ja sellised väga lahedad mõtted, et ma ei taha neid kõiki praegu ära rääkida, et tulge kuulama. Peabki tulema kohale 16-ndaks, et näha ja kuulda neid põnevad ideid. Aga tegelikult ma arvangi, et siinkohal me lõpetame, hoiame natukene põnevust Delta X-i jaoks, et juba õige pea saate tulla Delta keskusesse, et tegelikult delta.ut.ee lehel on olemas ajakava, on olemas erinevaid töötubasid, pakume samuti meie robootikahuvilistele ning samuti ka neuroturunduse lääb on seal esindatud, et tegelikult on väga palju üllatusi olemas Delta keskuses ootamas. Delta X võistlus on siis Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi ja Majandusteaduskonna poolt organiseeritud võistlus, mis propageerib siis lahenduskeskset maailmavaadet ning meil on tegelikult võistlusel 2 erinevat võistlusvaldkonda. Esimene on robootika ning teine on ärimudelite võistlus. Ning ärimudelite võistluse valdkonda ja päeva tegelikult mahub ka sel aastal väga üllatuslik võistlus ja ma laseksingi Kadri Ukrainskil rääkida natukene sellest uuest võistlusest, mis meil on Delta X lootamas. Nimigi ütleb, võisteldakse tundmatus suuruses nimega X ja see nimi sai kunagi teadlikult pandud sellele võistlusele, sellepärast et me ju ei tea ette, mis huvitavad valdkonnad võiksid kõik sellised võistluste teemadeks olla. Ja sellel aastal me katsetame ühe uue teemaga või ühe uue sellise võistlusvaldkonnaga ja selleks on tulevikustsenaariumite koostamine. Ja meie kaasaegse majanduse magistritudengid, kes õpivad tulevikutrende tehnoloogias ja majanduses, nagu robootika, eks ole, ärimudelid,
proovivad siis jõudu katsuda stsenaariumite väljatöötamises ja esitamises. Vaatame, kas sellest kujuneb selline võistlus välja või see on lihtsalt selline huvitav seminar, mida kõik võiksid kuulama ja vaatama tulla. Aga sellega tegelikult asi ei piirdu, sest pärast seda, kuna mina töötan ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriprogrammi juhina. Ja see on selline programm, mis meil on siin kaua aega kestnud, aga kahjuks me enam uusi vastuvõtte selles programmis ei tee. Ja ETJ tudengid korraldavad sellel päeval ka siin majas oma kokkutuleku. Ja pärast seda viimast võistlust me tegelikult kohtume ETJ tudengitega ja õppejõududega seal samas auditooriumis. Nii et kõik ETJ tudengid, kes mind satuvad vaatama, endised ja praegused tudengid, te olete sinna kohtumisele väga oodatud ja loomulikult ka sellele järgnevale jõulupeole.